No nii, tere kõigile, kes on tulnud täna siia, kes vaatavad seda videot YouTube'ist ja kõik, kes näevad lühiklippe, mis te väga oskuslikult kindlasti välja lõikate. Minu nimi on Laura. Ma olen sellise taskuhäälingu nagu Kust sa lilleke siia said saatejuht ja Provintsi progressiivid kaassaatejuht. Juhei, kuulake. Täpselt õige, kuulake, mis Marleen teile ütleb. Ja täna me oleme Pärnus sellises kohas nagu Stuudio Alti ja me tähistame Stuudio Alti sünnipäeva, esimest sünnipäeva Stuudio Alti loojate Marleeni ja Kadriga. Palju õnne teile! Kõigepealt tere! Ja aitäh! Meil on tõesti sünnipäev. Nii et tähistame. Kuulge, aga esimesele sünnipäevale või siis sünnipäevale kohaselt vaatame natukene tagasi. Et ma arvan, et on täiesti okei seekord esimeseks küsimuseks küsida, et kuidas teil läheb, aga enne kui te vastate, siis ma aitan teid natukene, et tooge sellest möödunud aastast välja need mured ja ka rõõmud. Rõõmud ja ka mured, mis teid saatnud on. Ma alustan. ma võtaksin selle aasta tegelikult kokku ühe sõnaga kõigepealt ja see sõna on pöörane. Ja see on pöörane sellepärast, et see on olnud metsik rollercoaster. See on olnud selles mõttes nii emotsionaalselt kui ka kuidagi meie tegudega, et sa pead kogu aeg nagu mõtlema välja, mõtlema uusi lahendusi, minema kaasa, adapteeruda. Lõpetategi üksteise lauseid. Et sa pead nagu lihtsalt nagu hästi tunnetuslikult seda kõike nagu tegema. Ja ma arvan, et see on olnud nagu see üks keyword. Ja, et sa pead kogu aeg oskama nagu luua või midagi sellist uut, et jälle tuleks siia keegi uus. Et ma arvan, et sellised kurvad võib-olla või sellised nukramad asjad ongi see, et me oleme ikkagi väiksemas Pärnus. Me oleme uued, siin ei ole midagi teha, lähebki aega, me peamegi andma aega. Ja teisalt võib-olla lihtsalt nende inimeste tundma õppimine ka, et mida nad tegelikult vajavad. Jah, mida nad vajavad. Et osata nagu valida ka tooteid. Soovid täiendada, Kadri? Ma arvan, et Marleen võttis selle põhiliselt väga ilusti kokku, aga mina tahaks pigem öelda seda, et ma olen väga põnevil, et mis edasi saab. Esimene aasta on jah möödas, on ju nüüd. Aga ma pigem olen väga ootusärav ja nagu heas mõttes, sest ma tunnen, et nüüd siit edasi on väga suur muutuste aeg. Me oleme seda viimased mingi süke kuukene juba tegelikult oma keskis rääkinud ka. Et ma pigem ootan väga, et mis edasi saab, sest ma arvan, et meil on veel pikk elu ees. No, oota, mina tahan ka, ma ikkagi tahan selle rõõmu osa ka öelda või see, mis on see meile andnud, et miks me ikkagi kõik edasi teeme, mis siis, et on mingid keerukused ka selles kõiges, on inimesed. Need on need inimesed, kes siia siis jõuavad, kes julgevad rääkida ja öelda võib-olla siis välja neid asju, mida meil on vaja teada. Ja samal ajal nad julgustavad meid seda kõike edasi tegema. Meeletult. See südamlikkus ja see, et ikkagi ma ütlen välja selle, et Eesti inimene tuleb ja ütleb sulle väga ilusasti, on pigem ikkagi harv juhus. Ja ma arvan, et see on üks põhilisi asju, mis meid siin nagu paneb seda kõike edasi tegema veel suurema südamega, et need inimesed ikka jälle tuleks tagasi. Et, ja selline siirus on selle kõige taga, et esiteks saame meie seda teha nagu puhta südamega. Me oleme seda kogu aeg öelnud, et me saame esimest korda elus teha midagi, mis on päriselt nagu meie loodud ja meie südamega loodud, mis on hästi oluline punkt. Et kuidagi
see tuleb tagasi. silmad märja. Ei ole. Sünnipäeval võib natukene sentimentaalne ka olla ja rääkides headest inimestest alguses jäi mainimata, et täna on head soovid teele saatnud ja tegelikult ka siin poes toetusega esindatud Taluturg ja Frank Drinks, mõlemad kohalikud pärnakad, kes siis Altile ka õnne soovisid ja kõigile siin olijatele nii üht koma teist välja panid. Aga te tegelikult peatusite juba sellel kõige olulisemal, kes on klient ja Pärnu ei ole radikaalne linn, ta on võib-olla natukene konservatiivne linn, aga kus me konservatiivsust ei leiaks? Kuidas te Pärnusse sobitute pigem siis sellisesse, ma julgeks öelda, moe mõttes konservatiivsesse linna, kus inimene ei ole nii julge katsetama, võib-olla kandma värve ja vorme. Et milline see pärnakas on teie senise kogemuse pinnalt? Vasta sina, ole hea. Jah, ma võin vastata küll. Ma ise tunnen, et tegelikult me oleme kuidagi kogemata juba nagu natuke tabanud naelapea pihta. Ehk siis meie põhiline selline oversized pintsak ja ülikonna püks, mille sa nagu vormid nii vaba aega kui ka vajadusel nagu pidulikuks sündmuseks, nagu need on juba olemas. Ja kuidagi on see tegelikult väga hästi vastu võetud, uskumatul kombel. Samamoodi, jah, loomulikult otsitakse meilt ka sükest väga kuidas öelda nüüd, igapäevast pintsakut, naiselikku vormi, pidulikke kleite, mille valik võib-olla ei ole nii suur, aga me nagu teadlikumalt nüüd oskame sinna poole ka minna, sest mul ei ole midagi selle vastu. Loomulikult ma tahan pakkuda seda, mida klient päriselt vajab. Nii nagu meie kogu Alti mõte on, et ära osta selleks, et kappi seisma jätta, vaid et osta selleks, et seda päriselt kanda. Et ma ise tunnen, et kuidagi jah, on juhtunud nii, et me juba nagu täitsime seda auku, mida oli siin vaja nagu täita. Et ma ei teagi. Kas need kliendi lemmikud, nagu ma aru saan, on siis selline oversized pintsak, mida on siis nüüd juletud võtta meeste garderoobist üle? Absoluutselt. Issand, kui armsasti sa ütled seda sõna. Jaa, see on kindlasti, ma isegi nõustun sinuga, sest me ikkagi peame sinna tegema alati väikse sissejuhatuse. See ei tule lihtsalt niimoodi, et vaata kui lahe ja ta julgeb seda kohe selga proovida. Et see on ikkagi selline nagu iseenda seljas kandmine, näitamine, et see on tore ja kihvt ja seda on lahe stiliseerida ja siis ta võib-olla juba näeb seda sinu seljas ja julgeb juba katsetada ka. Aga mida te selles mõttes, teil see põhiline valik on ikkagi suunatud naistele, et mida te naistele soovitate, millega nad võiksid rohkem katsetada? Meeste mood. Meeste moega ongi. Absoluutselt meeste mood. Ma räägin eriti tänase moega, mis ongi nagu väga oversized. Me siis peame natuke kõvemini rääkima, et kõik kuuleb. Julgege katsetada ka selliseid oversized meeste rõivaid. Et täna ei ole see enam nii kindlad reeglid sellel kõigel, kus pidi nööp käib ja ühesõnaga, et see on nagu vabamaks läinud ja keegi enam seda nii rangelt ei vaata. Et see on nüüd meie võimalus nagu ka katsetada. Et nii triiksärgid, meeste püksid, mis on ägedate alati sükeste viikidega või sisselõigetega või ühesõnaga, nad on nagu huvitavad ja nad istuvad tegelikult uskumatult hästi. Et ma arvan, et see... Ma ütleks, et Pärnu klient on nagu suhteliselt pooleks. Et pooled, kes meie siia poodi jõuavad, nad on just kui nagu ise juba valmis ja nad teavad, et see on option. Et see meeste mood, okei, see on meeste pintsak, aga ma proovin seda endale selga. Jah, need on meeste viigipüksid, aga tead, ma proovin. Aga siis on see teine pool, kes tahab hästi palju seda julgustust ja kes otsibki seda, et oota, kummalt poolt see nööp nüüd käib, kas, et nagu kellele see mõeldud on. Tegelikult ei ole vahet. Proovi selga. Aga on teil ka mingi lemmikajastu, selles mõttes, et me oleme ikkagi ju vintage poes ja on teil endal lemmikajastu, mida te otsite, kui te lähete Altisse täiendust otsima, mida te ise meeleldi kannate, mida te enda klientidele edasi soovitate? Ma arvan, et tegelikult me ei ole vintage pood. Ei. Yeah. See on meie kohane vastus, jah. Jah.
kuidas me siit nüüd edasi lähme? No vot. Ei ole vintage. Kuidas te ennast siis ei, selles mõttes jah, vintage'i sõna me ikkagi öelnud enda kohta ei ole, et Okei, ehk siis te tahate praegu öelda, et ma tulin täiesti ette valmistama. Absoluutselt. Absoluutselt. aga see tuleb palju läbi selles mõttes ikkagi jätkuvalt, et niimoodi meile öeldakse, aga see osakaal, mis on päriselt vintage'it, nagu sellist paraku polüester vintage'it, siukest säravat võib-olla natuke on vähe ja me teeme seda väga teadlikult, sellepärast et vältida just seda materjali. Et meil kindlasti on ka veel vintage'it, aga siis see on meie vintage, mis on nagu kvaliteetsest kangast. Ühesõnaga, see on üks alti võib-olla need vintage nagu need nahktagid ja sellised asjad, et kui sa näed neid nagu poes rippumas, on ju, et siis kuna ta on, sa saad aru, et see on vana nahktagi, mille me oleme ilusti üle vaadanud, on ju, korda teinud, et võib-olla see on lihtsalt see visuaalne nagu see vintageus, aga see ei tähenda seda, et ta ei oleks täna. Nagu trend, nagu täna kantav, on ju. Kusjuures tegelikult ma jõuan ühe järgmise küsimusega siia, kuidas me teid siis määratleda võiks. Ma jagan neid mõtteid varsti, aga ma tahaks hoopis seda teada, et teil endal on väga äge stiil. Ilmselgelt olete väga ägeda poe kokku pannud, aga keda te ise fännate või kelle stiili ja riietumise puhul te mõtlete, et okei, vau, see on äge, tal on hea taju materjalidele, mustritele, kokkumängivusele. Tema sellisest eneseväljendusest võiksid teised ka eeskuju võtta? No kui ma nüüd täitsa ausalt ütlen, siis mul ei ole selliseid inimesi. Mina mõtlesin, et sa ütled sina. Mina. See on selles mõttes väga hea küsimus, sest et... Sa tahad mõelda selle peale korra? Ma võin ära vastata? Jaa, vasta. Minu jaoks on see inimene istub siin samal diivanil, minu kõrval, minu üks altiloojatest on ju, et Marlene inspireerib iga päev. Vau! Okei. Ma ei olnud selleks valmis. Ma ei usnud sinult seda vastust, eks. Mul oli see vastus tegelikult juba enne välja mõeldud. Ma arvan, et ma olen nende aastatega, mis ma Marlene'i tunnen, väga palju muutunud, kasvanud just paremuse poole. Et kindlasti üks ikoon, nii et... Nii äge ja see on sünnipäev, võib olla emotsionaalne. Okei, siis ma jätan kõik nimed ikkagi ütlemata, mis mu peas üldse läbi käisid, sellepärast, et ma tahaks öelda, et see meie tiim, kes siin koos on täiesti dream team. Kes on ka Heliise? Kes on Heliise, kes... meie partnerid. Et ühesõnaga siin on ees vaatamas meid inimesed, kes igaüks toetab erinevat pidi seda meie tegemist. Ära nuta. Kuulge, ma muutun ka emotsionaalselt. Läheb juba käest ära. Ühesõnaga ma ühtegi nime ei nimeta ja ma tahan öelda, et lihtsalt siin keskkonnas olles sa oledki juba inspireeritud nendest inimestest, kes meie ümber käivad, kes siia satuvad. No mõni on selline, et sa lihtsalt mõtled, et nagu kust sa tulid. Sa oled nii lahe. Kes sa oled ja kuidas sa jõudsid siia poodi? Ja siis meil on list nendest eriti ägedatest, nagu, kes just julgevad nagu võib-olla oma stiili mõttes nagu katsetada, on ju. Väike list siis potentsiaalseteks e-poe modellideks. Ühesõnaga, jah. Vot me jõudsime ringiga tegelikult pildini tagasi ja see on väga-väga armas, sest et see näitab, et teie suhe nagu selle inimesega, kes siia tuleb, on palju laiem sellest, et tema teilt ostab ja teie tal. Jah. Kuule, aga kui püsida nüüd näiteks nende esemete juures, mis teie poes on ja mõelda neist natukene laiemalt, siis mina olen ka tegelikult selliseid ägedaid disainerrõivaid nagu nii-öelda kogunud, mingil hetkel edasi müünud, kui nad on oma aja minu jaoks ära elanud. Ja ma olen siis mõelnud, et issand, kas see oli ikkagi õige, et ma selle ära müüsin, et võib-olla ma oleks pidanud seda hoidma, et kas on mingeid esemeid, mille puhul te ütlete, ärge seda mitte kunagi edasi müüge. Isegi kui te ei ole seda 5 aastat kandnud, jätke see endale. Kusjuures mina saan siia kohe rääkida ühe loo juurde, et kui ma olin oma esimese lapse ootel, siis kuidagi mingi hetk, kui sa oled see suure kõhuga, siis sa vaatad oma kappi ja siis sa saad aru, et okei, nüüd tuleb enamusest nagu kuidagi lahti lasta, on ju.
ja nüüd, kui ma olen need 2 last ära kandnud ja ühesõnaga, ja nüüd ma mõtlen, et mul on nii kahju, et ma seda tegin. Et selles mõttes mulle meeldivad need inimesed, kellel on võimalik ikkagi nagu vastavalt siis uuele trendile või millegile jällegi nagu vahetada. Et sul on mingisugune lakapealne, kus sa ikkagi säilitad seda kvaliteeti, kus sul on väga korralikud nahast mantlid või nahast jakid või väga korralikud ülikonnad või mingid väga mugavad kingad, mida sa oled juba 1 000 000 korda kandnud, aga nüüd sa tahad nagu uue ringi talle anda, aga lase tast vahepeal lahti. Ja siis võtad uuesti. Kui sa mõtled, et pane ta natukeseks ära. See on natuke nagu lastega, et pane vahepeal need mänguasjad, mis neil on ära. Ja siis nad saavad nad uuesti ja nad on sellised, et vau, et mul oli veel selline mänguasi ja see on nagu uus. Et see on natuke nagu selline... Ma tean lihtsalt enda elus mõnda inimest, kes niimoodi toimetab ja ma näen, kuidas ta saab öelda, et tead, ma ostsin selle endale 20 aastat tagasi. Jah, ma maksin selle eest võib-olla palju sel hetkel, aga ma jälle kannan seda. Ja tegelikult nii säilib ju su garderoobi rikkus ka. Absoluutselt. Ilma, et sa peaksid vahepeal juurde ostma asju. Jah. Kadri, mis sina arvad? Ei, ma olen nõus sellega, jah. Kui sul on see võimalus elus säilitada neid asju, neid erilisi asju, neid häid asju, siis absoluutselt nõus. Sest et kõik tuleb ringiga tagasi, ja isegi kui sa praegu enam ei soovi, siis võib-olla 10 aasta pärast see on täpselt see, mida sul on vaja ja siis sul on kahju. Aga teistpidi jälle, nagu me ütleme, et ära jätta, ära osta endale kappi, asju seisma, on ju, mõtle selle peale. Et siis teistpidi on jälle nagu tee vahepeal see puhastus. Ei, kindlasti see lahti laskmine ikkagi ka. Jah. Ja muidugi jällegi, et millega sa asendad, on ju? Täpselt. Et kas sul on see asendus kohe võtta või see on nüüd uus mingisugune... Kas sul on vaja seda asendust? Jah, ka see. No üleüldises mõttes olen mina hästi selle poolt, et sul on väga kindel garderoob. Nimetatakse seda just kui kapselgarderoobiks, kuigi minu jaoks on see natuke laiem kui ainult kapsel. Ta on ikkagi, sinna alla kuuluvad ka rohkem tooteid kui ainult need mingid, mis kõik omavahel sobivad. Siis mingid tooted, milles sa tunned ennast nii hästi, et sa ei vahetagi neid üldse tihti, vaid need kannavad sindki väga-väga pikalt. Ja tõesti, kui tekib tüdimus, siis kas tõesti anda edasi, sest meil on ju siin samamoodi komisjoni müük. Et siia satub neid esemeid, mis on tihtipeale ka siltidega, tihtipeale väga vähe kantud ja väga-väga korralikud. Et ma julgustan selles mõttes kindlasti ka lahti laskma. See on kuidagi emotsionaalselt ka vajalik. Miks me lõikame vahepeal omal juuksed täielikult maha või miks me tahame mingit täielikku muutust? Sa oled nii hea inimene, keda kohe siin... Ma ei tea, kellest nad räägib. Mu elu on stabiilne, aga jah, ei ole. et seda muutust on vaja. Et selles mõttes selle poolt ma ka olen, aga ma ei ole absoluutselt nõus sellega, et me tarbime üle nii metsikult. Et väga emotsionaalselt nagu teeme seda, emotsioonipõhiselt nagu. Kusjuures ma tegelikult tahaksingi küsida, mida teie sellest arvate, see miski, mille peale ma olen mõelnud tulenevalt teatud vestlustest, mis mul on olnud teatud inimestega. Et nad on väga, inglise keeles on hea sõna avid, et nad on väga avid nagu second hand shoppers. Nad käivad erinevates linnades, tuulavad ringi kaltsukates, ostavad endale riideid ja siis korra aastas on neil 9 suurt musta prügikotti ukse taga ja mis iganes nad nende riietega siis teevad. Ja siis ma ka mõtlesin, et ja nüüd ütlesid, aga need on nagu nii second handist ostnud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kust me nüüd alustame? Kust ma nüüd alustan selle pildi lahti seletamist, et kus on see riie loodud, läbi millise ahele ta on liikunud poodi, läbi millise ahele ta on liikunud sinuni, läbi millise ahele ta liigub edasi, et massiivselt kaltsukatest endale riiet ostmine ei ole ju ka asutustundlik. Ei. Mina olen see kaltsukas käija, kes tihti läheb koju, mõtleb ja siis mõtleb niimoodi, et siis kui see on seal olemas ja mul veel peas kinni, siis see oli mulle mõeldud. Kui ei olnud, siis ei olnud. Et Kadrile ütleb alati, et ma olen selline nagu hull mõtleja ja ma tõesõna olen, et ma ei tee osta nii, et
et ma ei sobita teda mitme erineva asjaga kokku, mis mul juba eelnevalt kapis see on suurepärane oskus, mis sul on. Nagu minul ei eksisteeri seda oskust, aga see on õpitav, ma saan aru, sest ma tunnen, et ma vist ka vaikselt nagu võib-olla hakkan seda tegema mingil määral, aga Marleen oskab nii hästi, tal on justkui nagu piltmälu, ta teab täpselt, mis asjad tal garderoobis on. Ja ta näeb katsukas neid asju, mida võib olla, aga tead, ma korra, kuidas me ütleme, et magame korra selle peale. Jah, magame korra. Ja siis teeme selle läbimõeldud otsuse. Et see on nii ilus oskus, mida omada. Ärme tarbi üle. See oli tegelikult väga lahe, et sa selle teema tõid, sest et me väga palju nagu ei mõtle selle peale. Sa tead, me kõik teame, et ärme nagu tarbi kiirmoodi, niimoodi, et sul on pärast 10 musta prügikotti siltidega riideid, on ju. See on ju given juba. Aga see pool, et kurat, inimesed tarbivad isegi nagu teise ringi asju üle. Selle peale ma ei ole isegi nagu niimoodi mõelnud varem. Mina olen seda näinud. Et ma ei hakka tegelikult nimesid nimetama, aga kui me oleme käinud mingites kohtades, kus on justkui nagu lõpumüük või siis kuu lõpumüügid, siis see on metsik. Ja seda vaadata on valus. See on nii kole, et mul on tunne, et nad kaotavad nagu täielikult aru. Nad nagu täiesti, ma ei tea, mis kanal see tööle läheb, mis on nagu... Ma pean saama kõik need asjad enne seda inimest. Sest see on nii soodne, on ju. Kaob ka ära, nagu, et sa juba trügid ja sa juba lükkad ja sa... Jah, see on nii uskumatu. Nagu sõbralik. Mul on vaja seda. Tule eest ära. Ma tahan hästi seda. Nagu siuke natuke nagu loomalik käitumine. Ei, see on ju täiesti selge, mida sa kirjeldad. Me oleme näinud seda Black Friday'l ja sama on. Cyber Monday'l me ei ole näinud, võib-olla siis nad on arvuti taga niimoodi hästi agressiivsed, aga jah, et me oleme neid klippe näinud. Aga ma tahan natuke öelda, et see võib olla ikkagi natuke kaduma, et see ei ole enam, et ma tahan vähemalt loota, et inimesed on palju teadlikumad täna või mitte palju või natukene vähemalt. Et me nagu mõtleme enne, kui me midagi teeme. Kas see on ka põhjus, miks näiteks teie poes ikkagi tooted on hinnalisemad? Et mitte lihtsalt selleks, et inimesed neile peale jookseks, vaid see, et nad on kvaliteetsed, kuna nad on säilinud, nende eest on enne teie juurde jõudmist ja teie ajal hästi hoolt kantud ja see, et inimene päriselt hoiaks seda edasi, sest et on sinna rohkem investeerinud. Kindlasti see, aga teisalt see, et me ikkagi vaatame iga toote üle. Ehk siis see õmblusaeg, see mis iganes topitamise aeg, pesemise aeg, aurutamise aeg, see on kõik aeg. Ja see on täiesti uskumatu, kui palju see aega võtab. Et tihti juhtub nii, et sa saadki ühe toote ainult päeva jooksul välja panna, sest et sul lihtsalt see võtab nii palju aega. Ma saan ühe näite tuua, meil oli siin üks karvane mantel. Kõigepealt oli me ostsime ta ja ta vooder oli täiesti must, ehk siis kõigepealt läks ta pessu koos sapiseebi ja kogu selle krempliga, siis ta läks veel masinasse, sapiga oli käsipesu, siis ta läks veel masinasse, siis ta tuli siia kuivas, siis oli ta vaja täielikult ära kammida, aurutada ja kuna ta oli karv, siis sul oli terve karv ühtepidi vaja ära kammida ja teistpidi. Et ühesõnaga need tooted nõuavad ikkagi väga palju tööd, et ma arvan, et ükski inimene ei saa isegi aru, millist mahtu seal sees nagu on ja meie ise ütleme, et see on nagu eelkõige see hind, mis sinna sisse läheb. Issa, ma just tahtsin öelda, et ma tavalise inimesena ei kujutanud seda protsessi ettegi, aga mis tunne siis on, kui üks klient selle tootega välja kõnnib siit? Ta vist ei ole veel kõnnitud, see on nii viimane. See on uus, jah. Aga mingi sarnase asjaga. Ma kujutan ette, et see on ju emotsionaalne ka teie. See on väga emotsionaalne. Tegelikult ongi, mina vist saan päriselt käsi südamel öelda, et kõik need tooted, mis poes on, et ma tean neid. Ma tean, mis neil oli valesti siis, kui nad tulid. Ja kui on kirjas väike defekt, siis ma tean, kus see defekt on, et kliendile seda näidata. Et ma tõesõna tean meie tooteid ja ma sellisel juhul ka adun, mis töö nende sisse nagu läinud on. Et see on suur töö ja see tunne loomulikult on täiesti imeline. Üleüldises mõttes, ükskõik kas ta on ka tooteid, mis nii palju tööd on ju ei vaja. Et meie eesmärk on ikkagi võimalikult siis korralikke tooteid ikkagi tuua siia.
aga noh, see on alati nii, et seal on see, et siin ei ole ja siis jõuad siia meie valguste alla, saad aru, et okei, ikkagi on. Et ma ütleks, et see mantel, millest praegu see viimane näide toodi, enamus inimesed oleks selle mantli esiteks mitte üldse ostnud sealt Kaltsukast, sest ta oli tõesõna kõige paremas, nagu vist õige sõna on öelda räpane, nagu disgusting. Et see oleks sinna jäänud, see oleks võib-olla prügikasti läinud, kui seda sealt ära ei oleks ostetud, ehk siis waste, lihtsalt nagu täielik kaotus. Mis siin juhtus nüüd, me andsime talle võimaluse. Me ei tea nüüd, et need plekid kas tulevad välja või kas see on üldse oma aega. No see oli natuke ikkagi minu, see, et ma nagu kangaid tunned, et kui sa kangaid tunned, sa tead, kuidas nad käituvad nende plekkide ja kõigega, et kui me räägime naturaalsest kangast, siis sinna ikkagi pigem jäävad plekid sisse, sest ta läheb just kui kanga kiu sisse, aga kui tegu on nagu polüestervoodriga, siis on slight chance, et see tuleb maha. Tulles tagasi teie määratlemise juurde ja tulles kohe selle küsimuse juurde, mida ma teilt küsin, siis te olete tegelikult sellele küsimusele juba mõneti ka vastanud. See küsimus on nimelt see, et miks te isiklikult taaskasutust oluliseks peate. Aga ma püüdsin mõelda siia mingit sugust glamuurset sõna. Ma ei tahtnud öelda teine ring, ma ei tahtnud öelda keskkonnasõbralik, ma ei tahtnud öelda jätkusuutlik, ma mõtlesin, et võib-olla on äge keskkonnateadlik riietumine, aga ma ei ole ise seda veel kasutanud. Siis võib-olla see on nagu üks variant, siis võivad kõik mõelda, et mis see glamuurne sõna oleks, et inimesed tahaks nagu kanda teise ringi rõivaid, et keskkonnateadlik, kes ei tahaks mõelda, et on ju väga teadlik. Selle evendi, selle ürituse all ei kasutanud sõna teadlik või? Minu arust kasutasime. Aga miks see teie enda jaoks oluline on? Miks see võiks üldse inimeste jaoks tähtsust omada? Mina vist saan tõesti käsi südamel öelda, et nii kaua, kui mina ennast mäletan, on lihtsalt taaskasutus olnud kogu aeg number 1. Või siis sinu sõna keskkonnateadlikum tarbimine on ju. Et ma ei oskagi teisiti mõelda. Esiteks see on minu jaoks super huvitav. Täiega huvitav. Et ma ei tea kunagi, mis mul seal nagu vastu vaatab. See nagu on ka challenging. Et seal on nagu kõike. Seal on nagu see on väga teadlik tarbimine, millest sa praegu räägid. Ma võin sulle juba öelda, et väga suur osa inimesi nii teadlikult oma riietumisele ei lähene. Et ühesõnaga seal on nagu mingid selliseid asju, et ma isegi ei mõtle teisiti. Et olgu aluspesusokid, sukad, et paraku topid ka ja võib-olla sellised basic T-särgid on sellised asjad, mida nagu sealt ei saa üldiselt, kuigi vahel saab. Aga kõik ülejäänu, ma isegi ei mõtle teisiti. Ma tõesti saangi öelda, et ma ei mõtle teisiti ja ma ei oskagi mõelda sulle muud vastust, kui see, et see on lihtsalt käinud kogu läbi minu elu. Kõik need tööd, mis ma olen teinud, ma olen kogu aeg tundnud, et siin on nagu midagi on ikkagi off, et see on nagu ikkagi ma nagu toodan juurde, aga ma ei taha toota juurde, ma tahan tegeleda sellega, mis on juba tehtud. Kuidas ma saan teha nii, et ma saaksin tegeleda sellega, mis on juba tehtud? Sest et siis ma olen lõpuks nagu seal, kus ma vist päriselt südamega olla tahan. Ja kui me selle avasime, siis see tunne, et ma saan puhta südamega öelda, et see toode on juba säilinud nii pikalt, siis ta säilib sul veel edasi. Vau, väga äge. Aga tead, see, miks me selle kaupluse tegime, ongi ju see, et me teame, et kõik ei ole nii teadlikud. Ja see kiiks, mis meil on, me ei saagi oodata, et kõigil on see sama kiiks. On ju? Et see kauplus ongi justkui, et aidata neid, kellel ei ole seda lihtsalt oskust või viitsimist, mis iganes omadus on nagu, et aidata neil teha need teadlikumad otsused lihtsamalt. Nii äge. See kauplus. Nii äge, ma praegu täiesti panin selle kokku enda selle lillekese missiooniga. Ma olen alati öelnud, et lilleke lühendab teekondi mingite inimeste jaoks, kellel ei ole endal seda aega ja ressurssi. Ja tegelikult te teete ju täpselt sama, lihtsalt teises nišis. Väga lahe. Et meil on väga palju kliente, kes ütlevad, et mina ei lähe mitte kunagi Kaltsukasse ütleme siis. Mitte kunagi, ma ei taha sinna minna, seal on, ma tunnen, et mu käed on kogu aeg mustad. Ühesõnaga väga siuksed konkreetseid kliente, aga nad tulevad siia.
no ja see on üsna selline apetiitne. Väga suur märk. Ja ma olen nii tänulik, et sellised inimesed meieni on jõudnud, et kuigi ta on justkui nagu vastu, on ju? Aga me oleme talle andnud selle koha, kus ta saab teha teadlikumaid otsuseid. Jah, sest et teie ise ja teie väga hea maitse peegeldub siit nagu igast nurgast ja Eliise oma ka oskus nagu nii ägedalt kas või neid sette kokku panna, mis see on nüüd enamjaolt ikkagi Eliise töö, nii et... Ja, ei, need on, ma iga kord vaatan, vau, miks ma ei oska ennast niimoodi riidesse panna? Aga vot siin saangi kohe öelda, et tulge meile külla ja me aitame. Et selles mõttes üks suur, võib-olla see on sul küsimusena ka, ma ei tea, on ju, küsimusi me ei tea, ma tahan selle ikkagi välja öelda, et see on siin kõik el naturel, et julgege tulla, julgege öelda konkreetne soov ja ärge kartke proovida midagi, mida see võib-olla ise selga ei paneks. Et lase nagu natuke nagu valla. Et vaata, mis saama hakkab. Ja lase ennast üllatada. Jah. No nagu me teame, siis üks hea podcast, üks hea taskuhääling, üks hea sündmus ei müü, kui seal ei ole natukene draamat. No ja nii. Olge rahulikud. Ma kahjuks ei saa nii, et ma tekitan ainult draama, ma ikkagi lähen tagasi sinna teadlikkusse ka. Aga selles mõttes, et kui me mõtleme tagasi möödunud Fashion Weekile Eestis, no Eesti moemaastik on nagu nii pulbitsenud siin viimased kuud, eks ole, ja see Kirstordil oli siis üks disainer, kes oli väga pettunud selle aastases kuldmedali võitjas, öeldes, et kohutav, et polüester võitis on ja võõrmõjutajad meie kultuuriruumis, issand, kes neist oleks kuulnud, sakslased, rootslased, leedukad, taanlased, poolakad. Aga jah, selline see väljaütlemine oli ja see väga suur keskendumine oli loodussõbralikkusel. Ja no ma lugesin seda ja mõtlesin, no see on väga tore selline vari, mille taha nagu peitu hüpata, aga olgem ausad, et kui sa käid riides, siis tegelikult on sul sisuliselt võimatu olla lõpuni keskkonnasõbralik. Ja eriti, kui me räägime moeloomest ja loojast, kes tahab ennast läbi selle väljendada, siis teatud loome toimib teatud materjalidel, on ju. Ja minu küsimus teile võib-olla ongi see, et mitte, et kuidas olla võimalikult keskkonnasõbralik, sest et ideaalsust ei ole olemas, aga millele tasub tähelepanu pöörata, kui oma garderoobi luua? Et kui sa tahad see teadlik tarbija olla? Kindlasti üks on materjalid ja kui me räägime nüüd sellest, et sa kannad polüestrit, see on täiesti okei. Iga inimese keha käitub sellele erinevalt. On inimesi, kes absoluutselt, mina olen üks nendest, kes pikka aega ei saa kanda, sest et ma ei tea, kuidas seda ilusasti öelda, tekib külmigi. Noh, et ongi nagu keha hakkab reageerima, on ju. Ja kui ma nüüd olen ikkagi pannud niimoodi, et keha vastas on ikkagi naturaalne materjal, puuvill, viskoos, mis iganes on ju, et lina, siis sul on ikkagi tunne, et sul ei teki seda kihti. Et see on kindlasti üks point, mis ma ütleksin. Ja teiseks see, mida on tegelikult hästi palju räägitud ka, et kui sa ostad polüestrit, siis kanna see polüester lõpuni välja ära. Nagu kui sul on need superägedad litripüksid, mis on sul no nii ägedad, kannad neid küll vähe, aga siis kanna neid nii palju, et sul oleks kantud. Too need litripüksid oma tavaellu, igapäevaellu, tee sellest valge tavalise T-särgiga igapäevaselt kantav kostüüm. Lahenda seda. Nagu tee endale väike ülesanne. Jälle väga äge nipp siin olijatele ka kõrva taha panna. Mul on need litarpüksid kodus. No võt. Kas sa kannad neid piisavalt? Ei. Aga ma kannan neid ja ma kavatsen need katki kanda. Et minul on samamoodi üks literkleit. Ma ei kanna seda palju. Näiteks nii tore öelda, et praegu rentisin ühele meie kliendile selle välja. Jah. See punane või? Jah. See on praegu kuskil peol. Et ka sellised asjad, et kui see sinu kapis seisab, siis ma ei tea. Me oleme mõelnud ka rendi peale, rentimise peale, et Studio Altil võiks olla mingi väike nurgake, kus on nagu rentimisvõimalus. See on hetkel läinud nagu kuidagi natuke liiga keeruliseks, aga see mõte on ikkagi siin kuskil olemas. Väga äge.
see on kindlasti tehtav kunagi. Et põhimõtteliselt sina tood oma litripüksid siia, teised kannavad ja kui sul on vaja, kannad sina ise. Tuled rendid ise enda püksid siit tagasi. Väga äge, tulen. Adri. Aga ma ütleks, et jah, pigem keyword on ikkagi materjalid. Et hästi lihtne on nüüd mõte jooksis kokku, aga hästi lihtne on ükskõik millisele kliendile ära põhjendada selle toote nagu headus, kvaliteet, kõik see hea, mida ühelt tootelt oodatakse on ja siis, kui sa saad öelda nagu, ma jooksen kokku, oota, sorry. See on täiesti fine. Ma tahan öelda on lihtsalt see, et ükskõik, kes see klient on, meil on hästi lihtne ära selgitada, miks see toode hea on, kui ta on hea materjali, kui ta on heast materjalist, on ju. Et siis vahet ei ole, kas see inimene on materjali teadlik, kas ta ei ole, kas ta on stiilitunnetuslik, kas ta ei ole, ükskõik, kes ta on. Iga kord, kui me räägime materjalidest, siis see on väga, nagu ma ei taha öelda, easy nagu sell, vaid see on nagu, iga inimene saab aru sellest. Ei, tal on lihtsalt väärtus selles mõttes, et kui me räägime ikkagi naturaalsetest kangastest, siis sellel on väärtust palju-palju rohkem kui ikkagi polüestertootel juba kantavuse mõttes ka, et jah, võib-olla ei ole neid inimesi nii palju, nagu olen mina, aga ma tean, et neid on ikkagi oma jagu. Ja inimesed jällegi on täna juba palju teadlikumad selles osas, mida nad panevad selga ja mida nad ei pane. Et me näeme seda ju siin ja kuuleme siin, et nad väga teadlikult juba otsivad mingeid kindlaid materjale. Kuulge, ja sellega seotult tegelikult ma tahaksin kuulda teie peegeldust ja tegelikult võib-olla lihtsalt, et see mõte saaks siit ka õhku nii siin olijatele kui hiljem siis videovaatajatele, et riietumine on kõigele muule lisaks ka poliitiline. Et kui me mõtleme sellele, et kui me räägime nendest samadest materjalidest näiteks, siis materjalid on ju sümbol ja kui me enne rääkisime taaskasutusest ja teise ringi riietest, siis materjali loomega on ju ka, see on selline ahel, kus me liigume kogu aeg ühest punktist teise. See on töötingimused, füüsilised tingimused, see on palk, see on, kuidas seda materjali, nüüd mul ei tule kahjuks eestikeelne sõna meelde, aga source itakse, kuidas see materjal reisib ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et kas inimesed võiks olla ka selles osas teadlikumad, et mida nad toetavad ja mida nad ei toeta. Et kas nad toetavad seda, et üks 4-aastane laps teeb 7 päeva nädalas tööd ja tema keskmine eluiga on 32 aastat ja nii edasi ja et suure tõenäosusega need inimesed võivad lõpetada väga suurte tervisehädadega, et mul on tunne, et me ei mõtle selle peale. Jah, ma tahaks öelda, et iga kord, kui sa lähed kiirmoe brändi ukse ette, siis mõtle sellele. Mõtle sellele korraks kas või enne, kui sa lähed sinna neid oste tegema. Eriti veel, kui on mingisugune super sale. Mõtle lihtsalt korra. Mõtle natuke kaugemale sellest oma vajadusest, mis sul on, et see üks ese saada võimalikult odavalt. Lihtsalt natuke nagu koputada iseenda südamele ja võib-olla ka sõbranna südamele, kes sind sinna vedas. Ja tegelikult see ei ole ju üldse see, et inimesi süüdistada ja näpuga näidata, et kes käib siin seis või kropis või kus iganes, aga et see sinu enda tarbimisharjumus oleks teadlikum, et nagu üksteist enne vist ütles, et ei hooma seda 9 kotti siltidega tooteid endale kokku, on ju. Ma lihtsalt, ma ei taha kuidagi kellelegi nagu halvasti öelda, aga see, et sa käid siin seis näiteks ja sul ei ole muud võimalust, taaskasutus on see võimalus. Et selles mõttes natuke nagu mina kõik oma laste riided saan nagu sealt. Aga ma tean, et see on suur töö. See on nii suur töö vahel, et sa ei jõua seda. Ja kui see ei ole sinu huvi, nagu sinu huvi on saada see võimalikult ruttu või et see saaks lahendatud, et tal on kindaid vaja, et ma lähen lihtsalt võtan kuskilt need kindad, siis on väga raske võib-olla seda südamele koputust teha ja seda meeldetuletust iseendale, et mõtle enne, kui sa lähed. Sul on praegu lihtsalt nii suur vajadus, sul on, ma ei tea, tunni aja pärast vaja. Aga ikkagi see ei ole okei.
aga jällegi ma tahan öelda, et aga siis me oleme tagasi sinna, et see on poliitiline, on ju, et miks on teatud tootmisviisid lubatud. No see on juba, see on päriselt minu jaoks hästi sünge teema. Kuna ma ise olen töötanud ka moemajas, justkui siis Eesti moemajas on ju, siis ma olen näinud seda küll mitte nii robustset poolt, sest et nad ikkagi sealt ei võtnud, aga see on olnud nagu ränk. Nagu üleüldises mõttes, kui ma räägin tootmisest, see on kuidagi nii see on nagu nii liinitöö, et sealt kaobki see süda tagant ära, et selles mõttes jälle julgustan inimesi minema nendesse väikestesse kauplustesse, toetama neid väikeseid tegijaid, kelle süda päriselt tahab rõõmust lakke hüpata siis, kui sa selle ostu sealt teed. Ja valima poliitikuid, kes selliseid tegijaid toetavad. Ja absoluutselt. Et sellepärast mõtlengi, et ma ei too oma teemat siia sisse, vaid ma püüangi illustreerida seda, kuidas see kõik on seotud. Ega see ei olegi sinu teema, see on kõigi teema. Yeah. No tore, et sa seda ütled. Üks suur teema on ju, elu. Kõik on seotud ja ma olen nõus. Kuulge, aga teate, et me oleme jõudnud lõppu. Ja ma tahan, kui ma tavaliselt küsin ühe väga konkreetse küsimuse iga saate lõpus, siis ma natukene muutsin seda teie jaoks ja ma tegelikult tahaks teilt hoopis küsida, et mida te nüüd järgmiseks aastaks iseendale soovite? Altile. Ma tegelikult tahaks panna täpselt sama pööraselt edasi, sest et see lihtsalt kuidagi olen mina ja oleme meie, sest et te lihtsalt olete nii toredasti kõige selle pöörasusega kaasa tulnud, kes minu ümber siin on. Et ma ei tea, ma just rääkisin oma sõbrannaga, kes on ise ka disainer ja siis ma ütlesin talle, et meil saab 1 aasta, mis asja 1 aasta, 3 aastat ei saa juba või? No see ongi sellepärast, et lihtsalt nii palju toimub kogu aeg. Ja Heliselt ma nii toredalt peegeldan kogu aeg, et kuidas siin töötada siis nagu on, et kogu aeg on nagu hullu maja, et jälle iga kuu on või isegi iga nädal on mingi uus sündmus, et ma tegelikult tahaks, et see läheks sama suure kirega edasi ja ma väga tahan, et Pärnu inimesed tuleksid erinevatele sündmustele kohale, et see lihtsalt tule ja osale ja saa osa, sest et tegelikult need väiksed ettevõtmised, mis teevad selliseid asju, nad panevad nii suure südame sinna sisse, et tule palun, lihtsalt. Ära arva, et kohad on täis, mis maa, vaid reaalselt tule kohale. Et see on tulnud läbi aasta, et kuna me korraldame ikkagi oma jagu palju üritusi, siis see paraku on üks väike selline. Nii et pärnakas, ole julge, tule oma kodust välja, alti ukse pealt keegi sind tagasi ei saada. Seda me oleme alati öelnud, et kõik on siin avasüli oodatud ja tõesõna on, et tegelikult ma küll ise tunnen, et selle ukse värava juures on ilmselt mingisugune nagu silt läbipaistev, et koleda südamega nõmedad inimesed, ärge tulge, sest et siia tulevad lihtsalt kõige lahedamad inimesed üldse. Aga nii tore oli teiega vestelda, nii huvitav ja kui oleks saanud, siis oleks veel pikemalt tahtnud mingitesse aspektidesse sisse minna. Teeme veel. Jah, sest et nagu alati sa ise näed alati ainult seda pinna pealt ja sa ei oska sinna sügavamale sukelduda. Aga ma igaks juhuks küsin, et kas keegi, kes siin on, tahab midagi küsida Kadrilt või Marleenilt, muidugi on võimalus, et me paneme kaamera kinni ja siis te saate ka otse küsida. Martin, okei. Väga palju teemasid ei puudutamata aga tead, me ilmselt... Ma teen lihtsalt, võib-olla kui ma räägin sellest, et see aasta on olnud pöörane, siis ma võtan selle korra nagu hästi nagu lühidalt kokku, et kui me Kadriga alustasime, siis meie mõte oli selles mõttes selline kauplus teha selle mõttega, et meie siis teeme taaskasutatud kaupa tooted korda ja paneme müügile. Sellest sai umbes 4 kuud hiljem see, et me võtsime sisse komisjoni müügi. Ehk siis me hakkasime juba müüma ka klienditooteid sama mõttega, et me vaatame need üle enne, kui nad müügisaali lähevad. Siis tuli
Ülimugav laisale inimesele soovitan. Et sealt edasi, muidugi selle aja jooksul oli ka väga palju üritusi, mille mõte ongi tuua kokku neid Pärnu kihvte inimesi ühte kokku, et teha, olla, lihtsalt, et nautida mingisugust olemist ja see ongi täpselt nii vaba ja nii mõnus, nagu me siin oleme. ja sealt edasi tõesti oli see mõte, et okei, et meil on neid tooteid, mis on ikkagi defektsed, et mis me nendega nagu nüüd teeme. Ja siis tuli lauale Estonian Fashion Festival, mille eeltöö oli metsik, aga lõpptulem väga ilus. Et nendest õmmeldud toodetest on tegelikult ka juba uue kodu leidnud, mis on eriti lahe. Et selles mõttes on alles, nii et tulge. See on suur töö, jällegi meie tiim on nii väike, et kõik teevad justkui kõike, ehk siis kõik võtab aega ka. Ja sealt edasi on jälle üritusi olnud, on ju. Ja siis nüüd viimane võib-olla kõige hiljutisem ongi loovuse ringid noortele, mida me hakkasime korraldama siin samas poes, mitte küll siin, vaid meie siis kõrvalruumis. Et see on läinud tõesti uskumatu hooga tööle. Jällegi natuke nagu minu südameasi ja võib-olla tuleb see kuskilt kaugelt minu emalt, sest et ta on õpetaja ja ma ikkagi arvan, et sa ei saa ikkagi, kui sul on ema on õpetaja, siis midagi on sinus ka sellist õpetajalikku. Olen nõus. Et see on mingi asi ja mulle tõesõna meeldib seda teha. Ma näen nende noorte siirust, nad on nii ehedad ja juba on see nagu läinud niimoodi ringlema, et ma ei teagi, mis nüüd täpselt saab. Meil on mõni unistus järgmiseks aastaks ka, mida me tahaks ellu viia. E-pood. Kindlalt. E-pood. See on juba seastada. E-pood ja ma tegelikult tahaks, et me jätkaksime selle kollektsiooni, siis oma kollektsiooni loomisega, et ma näen, kuidas kliendid seda väärtustavad ja ma usun, et sellel on meie puhul nagu turgu. Kuulge, aga aitäh teile ja pidamist ja jõudu uueks aastaks. Juhei, Laura. aitäh!